Sel aastal on juba 25 restorani sulgenud oma uksed. Nende seas on pikaajalised tegijad nagu La Tabla ja Barro ning ka Michelini tunnustuse saanud O2 ja Lahepere villa. Restoranide olukord on keeruline ja uue hoobi andis toitlustussektorile eelmisel aastal Eestis kehtima hakanud 24% käibemaks, mis koos aastate pikkuse kiire sisepindade kasvu taustal tundub paljudel käivat üle jõu. No eks see muidugi on ju tavapärane, et ettevõtted avavad, ettevõtted sulgevad, nii ka restoranid, aga lihtsalt täna näib, et me oleme jõudnud sellise kriitilise punktini, kus siis sektori majandustulemused on võib-olla halvemad kui siin kunagi varem ja maksuvõlg kasvab. Toitlustussektor, täpsemalt restoranide ja kohvikute tööpõld on töömahukas ja panustab olulisel määral majandusse. Sellest on paljud riigid aru saanud ja kehtestanud toitlustusteenustele madaldatud käibemaksumäära. Euroopa Liidus on see keskmiselt 11% ehk enam kui poole vähem kui Eestis. See valdkond on üliväikse kasumimarginaaliga juba eos, ehk siis seal on kulubaas palju suurem ja kuna meie riigis täna restoranidele kehtib sama käibemaks nagu kõikidele teistele virodele, kellel on siis see täiskäibemaksumäär, siis maksukoormus, mis on ühel restorani ettevõttel, on täna lihtsalt nii suur, et sellega ei ole võimalik normaalselt toimida. Restoranid, eriti väljaspool Tallinnat, on väga olulised tööandjad. Eriti just need, kes ostavad ka kohalikelt tootjatelt toorainet. Restoranide sektor annab tööd üle 20 000 inimesele. Nende massiline sulgemine mõjutab kogu tarneahelat negatiivselt. Inimesed käivad küll väljas, aga seda harvem ja säästlikumalt. Hinnatundlikkus on küll suur, mistõttu restoranid ei saa oma kulude kasvu hindadesse kajastada. Meie endi ostujõud on langenud, et kui muud kulud järjest ja kiiresti kasvavad, siis kindlasti võib olla see põhjus, et miks jäetakse restorani minemata või minnakse palju vähem kui võib-olla varasematel aastatel. Kui tihti te restoranides käite? No ikka käime. Talvel rohkem, suvel vähem. Ja, suvel tuleb ise süüa teha, sest et aiast on head värsket kraami saada, nii et on põhjust minna, aga siis juba sellepärast, et kui on sellised teada-tuntud head maitsed. Pigem harva, võib-olla mingi 3-4 korda aastas. Kas tunnete, et Eestis on restoranide hinnad liiga kõrgeks läinud? Jaa. Kõik läheb kallimaks, toiduained lähevad ka kallimaks, et see oleneb restoranist. In my opinion, not yet, but some, of course, but Estonia restaurants are amazing and the quality is really good. Kui tihti te restoranides käite söömas? Mõnikord kuus ikka luban. No kuus ikka käib ühe korra või. Kas tunnete, et Eesti restoranides on hinnad liiga kõrged? Nüüd küll, jah. 2-3 korda nädalas. Kas tunnete, et Eesti restoranide hinnad on liiga kõrged? No, natukene jah. Kahjuks ennustavad prognoosid, et suurem restoranide sulgemislaine alles tuleb. Lahepere villa perenaise sõnul oleks riigil vaja vaadata natuke rohkem tulevikku, mida me 5 või 10 aasta pärast teeme ja kuhu me liigume.